Siia Elva männimetsade vahele tulnud ja täna kahjuks peavad siis olgude sunnil alustama varust. Ehk siis see on selline mõniti sunnitud käik, sest selline suunis on ka tegelikult koondise treeneri poolt antud, et mitte mängijatel liigselt koormust anda ja vilistada oleks olnud natukene ebaaus, ütleks mina. Ja nüüd on Kivitil võimalus, saab löögile, aga on kaitse seal vahel, Vaher sai oma jala ette ja tegelikult oli Kivitel hea võimalus. Nüüd Kivit tõmbab seal siia-sinna ja paneb palli kasti ja oma värav ja siit läheb Tammeka juhtima ja just hetk tagasi väraves Emilia Vaher päästis ühe kindla värava ja teises olukorras nüüd Kivit number 26 Tammeka poole pealt paneb tsenderdusega hästi ning seesama Emilia Vaher siis seekord nii õnnelik ei olnud, et pani pea vahele ja tuleb 1-0 või vähemalt 0-1 siis koduvõistkonna poolt vaadatuna. Aga täna siis üks on pingil ja teine on vigane. Et seal Männiste lõi 1 ja Kärt lõi 2, nii et kui nii võtta, siis -2 ja juba uuesti ja on juba 2-0 ja Kivit teeb siin mingit imelist mängu hetkel, et Kivitul on siin 2 minutiga juba 3 väga head võimalust, millest ta 2 on ära põhimõtteliselt realiseerinud. Esimene oli küll tsenderdus, aga teise nüüd realiseeris kindlalt ära, et seal kordusest Nikol Kelly juba tuleb Elva vastu, muravad kasti, on võimalus, lööb ja väga hea tegelikult šanss, nüüd oli vist liiga fantasy, aga nüüd Kivit paneb hea palli, natukene liiga tugeva, aga seal selline planeer. Nii, tuleb taaskord ette posti ja nüüd Vaher pani pea alla ja tuli pealt. Võidujoosta Rihanna Värtsiga toetab nüüd Jänes klaarib ettepoole ära. On seal Jüris, tuleb Kelly, võtab palli ära ja lööb. Oi ja lööb latti, suurepärane löök seal Kelly poolt. Kalamees, Erik tema vastu. Saab Kalamees mööda, nüüd on hea koht. Löögile vaja minna sealt, annab hästi ja otse lõi Sunts praegu. 1 värav tagasi, tuleb pall ette posti ja peaaegu otse sisse. Väga hea pall ja Uibo on siis see mängija, kes lõi tagant postist sisse ja tuli pall läbi. Väga hea pall siis Jürise poolt ning Uibo lihtsalt tagant postist lükkas sisse, olen seda pall tuleb läbi. Sunts vajab hästi palli, keerab maha ja nüüd lööb mööda kaitsepallist. Aga Elva omad ka magasid selles olukorras ja nüüd Eek jääb ise, läheb, paneb alla, seal on olemas ja lihtsalt lasevad lükata tugevat auti, mida tavaliselt mõni naine ikkagi oskab. Nüüd keerab ilusti ära ennast siin, Elva tuleb ja otse Aasale kätte. Tammeka kontrollis ja nüüd üritavad sealt lühikeste söötudega. Aga väga raske sellised eksimused. Aasa oleks pikka pannud, mitte sellist teha seal. Aga nüüd on Uibool võimalik tulla värava autor siis ja takerdub see sinna. Ja nüüd uuesti ja 2-2 ja selle värava lõi nüüd Sunts. Ja oli õhus ja väga super. Töövõit, selles tõeline töövärav praegu siin. Ja Uibo ja Sunts siin selle 2 peale sepistasid ja algas kõik sellest väravavahi klaarimisest. Kui näen, siis ütlen. Aga jah, ei, ta läks äärekaitsesse number vasakus säärde. Ui, ja löök nüüd Tammekalt tuli siit. Ja oli lähedal siin Kamenik. Tagant läbi Kepsi. See oli ikkagi Kivit saab. See oli ikkagi Kivit. Läheb ise lööma ja ei olnud paha löök. Ei, ta on ikka kaitses seal langenud. Tamm on tipus ja nüüd Kivit. Kivit tuleb äärest, paneb palli alla. Oi ja tuleb. Ja oi, sellist olukorda. Ja nüüd, kus Kivit jõuab ja on penalt. Ja on penaltit, siin Jänes jääb natukene hiljaks ja läheb vastu jalga.
Et kindlasti poleks mitte midagi juhtunud, kui kohtunik oleks siin andmata jätnud selle penalti. Ja tõrjub ära! Ja tõrjub jalgadega ära selle väravat ja läheb Värsi kiirusega mööda, paneb palli alla ja Jänes on valvel. Lisa olema. Ja tuleb pall Kiivitile. Ja kes Kiivit lahendab selle ära, teeb konksu ja läheb üle mängima ja tuleb nurgalöök. Kell on kinni pandud ja mäng jäi 2-2 ja õige päev võtame ka 2 intervjuud ja siis selles Lõuna-Eesti derbis väga võitluslik, väga äge lahing lõpeb seisuga 2-2. Nii, FC Elva poolt täna Mirtel Kalamees, ütleme väga võitluslik 2-2, et millega sina ise selle mängu täna kokku võtad? No, ma arvan, et me oleme nagu tiimina väga tugevad, et me suutsime tagasi tulla sellest 2-0 seisust. Et algus oli meil väga rabe, sest et meie build-up ei toiminud ja siis me ei suutnud nagu oma olukordi ära tekitada. Aga kokkuvõttes oli see tugev mäng, et me suutsime ikkagi need olukorrad tekitada lõpus. 6 minutiga 2-0, kuivõrd see nagu võistkonda platsi peal võis nagu rivist välja lüüa tollel hetkel? No, ma tunnen, et see mingil määral andis meile seda võitlusvaimu juurde, et me nagu andis nagu energiat juurde, kuigi mulle endale ka nagu need väravad tulid nii ootamatult, et ma nagu ei olnud selleks valmis ja see nagu ei jõudnud kohale, et juba on seis 2-0. Aga noh, eks ta natukene nagu tegi asja raskeks, et me peame nii kaugelt nagu siis tagasi tulema hakkama, aga ja võitlusvaimu andis juurde. Kas poole ajal mingisugused erilised taktikalised nüansid võisid selle mängu nagu kuidagi teile tagasi tuua või lihtsalt võitlusvaimu pealt, sest et ütleme seal 30. minutist kuni selline 60-70-ndani oli täiesti teie käes, et kas oli kuidagi taktikalise poole pealt niimoodi või lihtsalt kukkus hästi välja? No ja me muutsime küll natuke oma taktikat ja me üritasime lihtsalt lihtsamate käikudega liini taha leida, et jah, et mitte omale nii palju raskeid olukordi tekitada. Kas on natuke teistmoodi ka, kui ütleme Tartumaa derbi või üldse Lõuna-Eesti derbi siin mingil määral mängijatel mõjub ka kuidagi teistmoodi? Ja see mõjub meile ikka hästi ja see annab hea emotsiooni. Selles suhtes ilmselt mitte kumbagi rahulda sellest Kalaveini teist mõlemast ette poole hetkel, et kumb oleks võitnud, oleks tabelis sealt punasest tsoonist välja tulnud. Et kas on sellest räägitud ka või hooaeg on lihtsalt niivõrd vajases faasis, et ei ole veel vaja siin mingeid järeldusi teha? No meil pigem on see, et hooaeg on nii alguses veel, et me ei ole nende punktidele nii väga mõelnud, et me lihtsalt teeme oma mänge ja üritame parem anda. Mõlemad punktimängud ongi Tammeka vastu, et ilmselt see annabki siin nendes mängudes natuke lisamotivatsiooni ka just Lõuna-Eesti mängus. Annab ikka. Grete, ütleme 2-2 väga võitluslik mäng. Mis olid selle mängu võtmekohad, võtmeküsimused? Ma arvan, et see on väga hea edasiminek meie eelmise skoori pealt Elvaga. Et me tegime selle sammu edasi, näitasime iseloomu, eriti esimest 30 minutit. Ma arvan, et see oli meie mäng. Aga võib-olla sellised vajatu närveerimine tegi raske. Jah, et väga kiiresti 6 minutit mängitud, seis on 2-0, tundub, et seal mäng läheb käest samamoodi nagu teil läks Sepal Elva kasuks. Latilöögid, asjad, väga ohtlikud momendid tulid otsa ja siis üks hetk nagu Elva sai käima ennast. Kas oli lihtsalt kuidagi Elva ärkamine või vajusite ise kuidagi lihtsalt ära mentaalselt või füüsiliselt? Ma arvan, et mentaalselt, et mäng ei ole läbi, kui see ei ole läbi, et jah. Sellised natukene, kuidas ma ütlen, arusaamatud võib-olla vahetused, otsused, et kas need olid teadlikud, et kui poole aeg tuleb mänge sisse 70 välja, kas seal oli mingi vigastuse teema või lihtsalt treener tahtis kuidagi seda mängu enda kasuks keerata? Ma arvan, et oli vigastused. Ma ise ei tea veel, aga ma küsin üle, ma arvan, et mingit suurt taktikalist käiku ei olnud seal taga. Viimasel, ütleme 90. minutil, 7 minutit oli veel lisa ka, oli tegelikult kasutada penalt. Kuivõrd, ütleme, või mida sinuga kapteni hinnangul oleks saanud võib-olla teisiti seal teha või kas Aleksandra tegi kõik õigesti, lihtsalt väravahel supertöö, kuidas sina seda sealt tagant nägid? Ma arvan, et Aleksa on siiamaani kõik oma penalteid realiseerinud ja teised peavad ka valmis olema joone peale. Tegelikult läks ju Aleksa uuesti löögile, et tema tegi oma töö ära. See on 50-50 olukord. Kindlasti Jaaneselt lihtsalt väga õige positsioneerimine tollel hetkel ja väga valus selline, ütleme, punkti kadu teile täna, aga võrreldes eelmise mänguga suur edasiminek, kuid emmal kummale võit oleks teid tõstnud täna Kalevist ettepoole. Hetkel olete siis mõlemad 4 punkti peal 7-8. Et kui palju te sellele mõelnud olete või mingeid järeldusi on olnud või lihtsalt nii varane staadium ei ole sellele mõelnud? Ma
ma arvan, et me lihtsalt liigume väikeste sammudega edasi, et iga mäng saaks paremini teha, et katsume ikka positiivset meelt hoida ja iga mäng paremini teha. Jah, küsisin ka Elva mängija käest, et kuivõrd loeb see, et 2 Tartumaa võistkonda omavahel mängivad, kas annab ka mingit lisamotivatsiooni? Eks ta ikka annab siuke Lõuna-Eesti derbi, et minul küll annab, et see on hea, et lähedal sõita siuke mõnus madistamine omavahel. Et ilmselt mingid mängijad ka ikka kattuvad, kes on varem emmas-kummas klubis mänginud, et see ongi see lisamott. Aga aitäh ja edu teile edaspidiseks! Jah, aitäh!